Tere hea Tallinna liikluspildi vaataja! Tänases saates vaatame üle eelmise nädala liiklusraporti, räägime põhjalikult Tallinna linna ühistranspordist, vaatame ise reguleeruvat liiklust, saame teada, millal Tallinnas sõidab esimene isejuhtiv buss ja räägime Tallinna ja Helsingi vahelisest tunnelist, mille kohta on valminud tasuvusuuring. Eelmise nädala Tallinna liiklust iseloomustasid jällegi liiklusõnnetused. Peterburi teel juhtus liiklusõnnetus, kus põrkasid kokku 3 sõidukit, kuid kahjuks said vigastada selles 5 inimest. Tõsine liiklusõnnetus leidis aset ka Tondi raudteeülesõidu kohal, kus jalakäija sai löögi rongilt. Lisaks leidsid aset liiklusõnnetused jalakäijatega 7 korral, kus jalakäijad said tõsiselt vigastada. Markantsed olid ka juhtumid merepuiestel, kus sõiduk maandus külje peale ja Pirita, kus piiretesse sõitis sõidukijuht, kes põgenes sündmuskohalt, olles ise täiesti alasti ja keda siis politsei mööda kalmistut taga ajas. Kuidas teile Tallinna ühistransport meeldib? Meeldib küll, mis siin ikka. Kas on mugav? On küll mugav. On. Mulle meeldib väga. Mis sulle rohkem meeldivad, kas bussid või trammid? Trammid. Ma arvan, et on hea, aga siin on arenguruumi, et võiks arvestada rohkem, kus inimesed nagu liiguvad. Et sellega võiks tööd teha. Kas teie kasutate Tallinna ühistransporti tihti? No ja, kui ma Tallinnas olen, siis kasutan ainult ühistranspordi. Kuidas teile Tallinna ühistransport meeldib? Minu arust sellise nagu Berliiniga võrreldes väikse linna jaoks Tallinna ühistransport on üsna suur ja üsna kogu aeg tulevad trammid ja põhimõtteliselt saab igale poole sõita. Ja olen rahul nagu absoluutselt, sest see asi, et kõik transport on tasuta elanikule, see on muidugi väga mugav. Mulle väga meeldib meie transport ja mugavad trammid praegu. Kõik on korras. Täitsa rahuldav. Saab punktist A punkti B kesklinna piirkonnas. Äärekohad on muidugi küsitavad. Mis võiks olla teistmoodi? Hetkel mul muret ei ole, sest ma olen kesklinnas, ma saan igalt poolt igale poole, kui ma vahepeal elasin näiteks Tiskerkandis, siis sealt kesklinna oli päris tülikas saada. Päris kaua kestis ja ümberistumised ja nii edasi. Et see koht nõuaks nagu arendamist. Üsna tihti käib. Jah, üsna tihti käib, ei juhtu midagi. Aga järgnevaks küsime Tallinna linnatranspordi aktsiaseltsi juhatuse esimehelt Enno Tammelt, millised on need indikaatorid, mille alusel nemad ise hindavad ühistranspordi olukorda Tallinnas. Tegelikult me oleme juba paarkümmend aastat iga aasta Turu-uuringute aktsiaseltsilt tellinud sõitjate rahulolu uuringu, mis on suures plaanis täpselt samas formaadis tehtud, nii et ta on dünaamikas nagu väga hästi võrreldav. Ja ma pean ütlema, et 3 aastat tagasi me esmakordselt 5-pallisüsteemis saime küsimustele vastajatelt keskmiseks indeks 4,13 ehk siis üle 4. Ja ma usun, et see on hea tulemus. Sõitjad on rahul tegelikult meie graafikus püsimisega, nad on märganud busside puhtust, nad on märganud kogu ühistranspordi kasutamise turvalisemaks muutumist, aga loomulikult eriti rahul on tallinlased sellega, et nad saavad Vabaduse väljakult või Viru väljakult või teed ükskõik kust kesklinnast istuda trammi peale, sõita Tallinna lennujaama, kus siis eskalaatoriga piltlikult öeldes otse juba lennule suubuvasse väravasse siirduda. Sisuliselt võime öelda, et Tallinna linnatranspordi aktsiaselts peab otseühendust Euroopa suurlinnadega trammi vahendusel. Mis on meie trammide keskmine vanus? Kuidas ta niimoodi Euroopa pildis paistab? Kui me võtame aluseks nüüd, et me oleme 14 trammi ülikapitaalselt renoveerinud Praha ja Ostrava tehastes, 6 trammi on ülikapitaalselt renoveeritud ühinenute poodes, mis on siis Eesti kapitalil
põhinev ettevõte ning me oleme soetanud 20 täiesti uut Hispaania KAF kaubamärki kandvat trammi, siis see kõik kokku on juba 40 trammi, mis on siis omakorda ligi 80% meie trammipargist. Nii et ma usun, et meie keskmine trammi vanus, kui niimoodi arvutada, võib siis kujuneda kuskil 5-6 aastat, mis on lausa ülihea tulemus Euroopa trammiliiklusega linnadega võrreldes. Aga kui me vaatame bussiparki? Tegelikult, kui me võtame nüüd puhtalt bussipargi, siis me peame vaatama nagu seda asja kahe külje pealt, et üks asi on need diiselbussid ja teine asi on hübriidbussid. Volvo kaubamärki kandvaid hübriide on meil siis tänase seisuga 44. See on tegelikult nii hea tulemus, et veel mõni aeg tagasi me olime selle arvuga Euroopa linnade top 10. Uus tehnoloogia tungib uksest aknast sisse. Mis kell hakkab Tallinnas sõitma esimene isejuhtiv buss? Ma usun, ma arvan, et esimene isejuhtiv buss hakkab Tallinnas sõitma südapäeval kell 12, aga kahjuks ma ei oska aastat ja kuud veel nimetada. Ja järgnevaks räägime orientalist Martti Kaldaga isereguleeruvast liiklusest, mis toimib iga päev idamaades. Ole hea, räägi, kuidas oled sina puutunud kokku idamaade liiklusega? No idamaade liiklusega mina puutun oma giiditöös kokku kogu aeg, et sealt Indiast edasi ida poole aasta jooksul, ütleme siis pool ajast viibin seal, nii et näen seda idamaade liiklust. Ise kannatan selle käes bussis istudes või mõnes sõiduvahendis. Nii et igat moodi. Kuidas iseloomustad seda idamaade liiklus? Seal ei ole foores, seal ei ole sageli märke. Kuidas nad hakkama saavad? No see ongi üks selline müstiline küsimus, et alguses mul tõesti tundus, et ilma selle regulatsioonita nad hakkama ei saa, aga tõepoolest mitte mingisuguseid foore ei ole. No võtame sellise keskmise maa, näiteks India pealinnas Delhis, ma tean täpselt ühte valgusvoori. Mumbais, mis on maailma üks suuremaid linn, seal on ka kesklinnas üks valgusvoor on, keegi ei järgi seda. Isegi siis, kui on mingisugused jalakäijate teed või valgusvoorid, sisuliselt sellest ei hoolita, kõik sõidavad ikka täpselt nii, nagu nad tahavad. Ridu on joonistatud tee peale 2, sõidetakse 5-6 reas, ühesõnaga kohutav segadus. Samas, mis on võib-olla huvitav selle juures, et kõik toimib. Et kõigil on olemas omamoodi selline asjade isevoolu süsteem, kõik teavad täpselt, milline on nende koht ja arvestavad üksteisega. See on ilmselt see kõige peamine moment. Kas seal tuleb ette ka sellist eesõiguse tagaajamist, nagu meie liikluses sageli kohtame? Eks ikka tuleb, aga suhteliselt vähe. Võrreldes Eesti või Euroopa liiklusega, kus praktiliselt igaüks ajab oma eesõigust taga, on seda suhteliselt vähe. Üldiselt on Aasias niimoodi, et mida suurem sõiduvahend, seda rohkem on tal õigusi ja selle järgi ta ka talitab. Et ilmselt kõige enam oma õigust ajavad taga sellised suured veoautod, mis teevad kaubavedusid. Üldiselt kõik teised arvestavad kõikide liiklejatega. Ma räägin siis liiklejatest alustades lehmadest ja kanadest ja väikelastest jalgratastega kuni siis kõige suuremate busside ja autodeni välja. Mis on Aasias selline põhiline liiklusvahend perekonnas? Kuidas kunagi, et auto on tegelikult üsna suur haruldus, kui me nüüd jätame välja mingisugused kõrgelt arenenud Aasia ühiskonnad nagu Jaapan või Lõuna-Korea või Taiwan, siis põhiline sõiduvahend veidikene rikkamates riikides on siis kas mootorratas või mopeed, sageli siiski mopeed. Võin näiteks sellise näite tuua, et Saigoni linnas, kus elab umbes 15 miljonit inimest, on umbes 30 miljonit mopeedi, ehk siis keskmiselt iga inimese kohta, me räägime siis vanureid ja lapsi ka, on 2 mopeedi olemas. Või siis väga vaestes ühiskondades, tuleb siin meelde Birma või Laos, siis on tegu jalgratastega pigem.
Kas on mõni näide ka mõnest riigist, kus on näiteks sõidukiiruse piirang kehtestatud? Näiteks India? Ja Indias on kirjutatud liiklus eeskirjadesse sisse küll sõidukiiruse piirang, aga see on nii müstiline, et sama hästi võiks seda lage mitte olla, 140 kilomeetrit tunnis. Et loomulikult sellistes, nagu ma ütlesin, kõrgelt arenenud riikides nagu Jaapan on olemas normaalsed sõidukiiruse piirangud, aga tegelikkuses Aasias ei ole mingisuguseid piiranguid ja nendest ei peeta ka kinni, isegi seesama Jaapan. Et üldiselt autojuhid sõidavad täpselt selle kiirusega, mis neile tundub õige. Ja selle juures õnnetuste arv on ikkagi müstiliselt väikene. Kui nüüd juhtuvad need liiklusõnnetused, millised need tüüpilised nagu liiklusõnnetused on, kui osalevad põhiliselt mopeedid näiteks? Tüüpiline liiklusõnnetus Aasias on, eks ma olen neid päris mitmeid näinud, on ikkagi suurema sõiduvahendi otsasõit mõnele väiksemale, et kas auto sõidab siis mopeedile otsa või sõidab auto jalakäijale otsa. Kusjuures Aasias on üldiselt selline mentaliteet, mõnes kohas on see isegi kirjutatud liikluseeskirjadesse, et juhul kui auto sõidab otsa nõrgemale, olgu see siis jalakäija või mopeed, siis automaatselt see suurem on süüdi. Ei ole mitte mingisugust küsimust, et Hiinas on näiteks kirjutatud isegi liikluseeskirjadesse sisse, mis tähendab siis seda, et suurema sõiduvahendi omanik, kes on potentsiaalselt tugevam, potentsiaalselt vigastab teisi rohkem, peab olema suuremat ettevaatust üles näitama liikluses. Tavaliselt, kui kaks mopeedi või ka kaks autot niimoodi kergemalt kõksu teevad Aasias, siis sellest ei tehta välja. Me oleme isegi sõpradega visanud nalja, et esimene asi, mis sa pärast uue auto ostmist tegema pead veel enne, kui sa autopoest välja sõida, on ikka haamriga väikse kõksu sisse tegema autole, sellepärast et see on alles korralik auto. Praktiliselt kõikidel autodel on mingi kerge mõlk peal, et sellisest asjast ei tehta eriti välja. Nüüd, kui on mingisugune suurem tõesti selline kõks või näiteks auto või buss sõidab otsa seisvale teisele sõiduvahendile, olen ka sellist olukorda näinud. Siis peetakse seda sissesõitjat ikkagi nii-öelda lausa oskamatuks ja füüsilise vägivallani välja, et tavaliselt karistus saabub kohe ja koha peal, selleks ei oodata ära mingisuguseid ametimehi. Ja ka kahtlemata see, et otsasõit on automaatselt autojuhi süü. Rääkimata sellest, et otsasõidud või ka purjuspäi autorooli istumised Aasias on peaaegu kohustuslikult ette nähtud vanglakaristus. Jah, need vanglakaristused on väiksed, see võib olla 3 kuud või 6 kuud, aga need on praktiliselt kohustus. Niipea, kui sa oled inimesele otsa sõitnud või niipea, kui sa oled purjuspäi rooli istunud. Selline on siis süüküsimuste lahendamise viis idamaades isereguleeruvas liikluses. Ja nagu kuulsime, on seal 0 tolerants joobes juhtimisele. Joobes juhtimine tähendab seal automaatset vanglakaristust. Aga kuidas ja mida tehakse Tallinna linnas, et ühistranspordi rooli ei satuks väsinud, haigusseisundis või joobes juht? Kuidas on tagatud see, et Tallinna ühistransporti ei satuks juhtima inimene, kes seda ei tohiks teha, kes on joobes, väsinud? Me oleme aastaid kasutanud siin tegelikult sellist praktilist lahendust, kus enne liinile minekut hommikuti läbivad kõik juhid meditsiinilise kontrolli, mille teostavad siis tegelikult professionaalsed meedikud. Ja see ei hõlma mitte ainult alkoholi joobe kontrolli, mis on see põhiosa, aga samamoodi on välja kujunenud aastatega nende inimestel arusaam, et ka vererõhk ja enesetunne üldine on kõrge palavikuga, et selle mure nad saavad ära rääkida selle medtöötajale ja siis koha peal saab siis otsustada, mis siis nüüd nagu õigeks lahenduseks on. Et lisaks sellele oleme me ka selliseid niinimetatud perioodilisi ja mõnes mõttes ka planeerimatud kontrollkäike teinud päeva teises pooles, sellepärast, et paratamatult päev on pikk ja vahepeal on lõunad ja vaheajad, et
tipppunktides ja liikluskorralduspunktides oleme me selliseid pistelisi kontrolle niimoodi teadlikult teinud meie oma liiklusjärelevalve poolt. Kuidas see üldine pilt siis on teil? Kontroll näitab seda, et seal aastas on 30–40 juhtu, mis ei ole mitte tegemist kindlasti mitte raske joobega, aga sellise piiri peal balansseerimisega, et ühest küljest teeb see kindlasti nukraks, et meie hulgas on mõni inimene, kes ei ole nii kohusetundlik või teadlikult ei suhtu oma ametisse, aga teisest küljest see tulemus ülemäära halb ka ei ole tegelikult. Soomes on väga laialt kasutusel alkolukud, ehk sõiduk ei käivitugi enne, kui juht ei ole teinud siis vastavat puhumist alkomeetrisse. Kuidas teie hindate? Kas Eestis võiks olla ka kõik ühistransport ja näiteks professionaalne raskeveokite juhtide puhul kasutusel selline alkolukk? Sellest on juttu olnud ja ma olen peaaegu veendunud, et need esimesed praktilised näited on varsti ka täiesti Eesti Vabariigis olemas. Et selles mõttes me oleme seda hinnanud samamoodi ja analüüsinud veidi, et kuna meil omal on välja töötatud selline, ütleme, mitte riistvaral põhinev, vaid inimfaktoril põhinev kontrollisüsteem, siis võib-olla mingil hetkel selle peale peaks ka mõtlema, aga kuna meil kuidas öelda, erisus maakonnaliiklusega on see, et meie bussid on kõik ühes kohas, või ütleme siis tegelikult kahes kohas, Mustamäel ja Lasnamäel, ja väljumine toimub ka nendest kohtades, siis on see selles mõttes kontrollitav, et ma saan täiesti aru nendest operaatoritest, kes opereerivad ja korraldavad seda bussiliiklust siin maakonnasiseselt, kus see buss seisab võib-olla bussijuhi hoovi peal selle öö ära ja ta hakkab oma järgmist tööpäeva pihta kokku lepitud kohast, et seda kontrolli niimoodi teostada võib-olla ei olegi muud moodi võimalik kui selle alkolukuga tegelikult. Millised on täna kõige suuremad ühistranspordi probleemid liikluses? Et kui nüüd vaadata jälle sellist linnakeskkonda, siis ma usun, et ühistransport on ikkagi suhteliselt heas seisus tänasel päeval. On olnud jutuks nendest hinnangutest sõitjate poolt, et ei ole väga palju selliseid kriitilisi märkusi, kõik, mis on esitatud, kõik on ka tegelikult alati õigustatud oldeks, aga selline üldine hinnang on ikkagi liigub nagu ülespoole. Kui nüüd vaadata seda, kuidas nüüd linnapildis need bussid, trollid, trammid sellist linnakuvandit loovad, siis ma arvan, et selle uue ühtse niinimetatud ühistranspordi kuvandiga, mida siin on nüüd mõned aastad juba kasutatud ja nüüd hakkab see niinimetatud kriitiline moment sinnamaani jõudma, et üllatust ei tekita mitte nüüd selline rohe, sini või oranži triibuline ühissõiduk, vaid selle vana värvilahendusega masin on nagu rohkem üllatuseks kui see uuem. Ehk et see hetk, kus nüüd selline uus ja värske kaasaegne disainlahendus nüüd on linnapilti mõõtuma hakanud, on tegelikult mõned ajad tagasi juba kätte jõudnud ja hetkel ongi valdavalt ikkagi need ühtses lahenduses sõiduplaanid, disaini või ütleme need infotahvlid ja kõik, mis on selle kaubamärgi Tallinna transpordiga seotud, et on juba märkimisväärse sellise tugeva positsiooni saavutanud. Jätkuvalt on aktuaalseks teemaks Tallinna-Helsingi vaheline tunnel. Aga kas see ka ennast ära tasub? Uurime, millised on tasuvusuuringu tulemused. FinestLink projekt uuris Tallinna-Helsingi püsiühenduse, sealhulgas ka tunneli tasuvust ja mõttekust. Ja selle projekti käigus siis vaadati juba sisulisemalt, et kui palju see maksab, kas see on võimalik, mida me täpsemalt veel uurida ja mida see siia piirkonda siis täpsemalt ka toob juurde. Tallinna-Helsingi vahel tunnel on võimalik, täiesti teostatav ja võib öelda ka peale selle uuringu valmimist, et rahalises mõttes mõistlik teguna. FinestLinki projektis osalesid siis 6 partnerit Eesti poole pealt, siis Tallinna linn,
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ja Harju maavalitsus, Soome poole pealt siis Helsingi linn, Soome transpordiagentuur ja ka Uusimaa liit. Et kui vaadata seda projekti kui puhtalt infraprojekti, siis loomulikult on see miinusega projekt, see tähendab seda, et see kulu on suurem kui seal tulu. Aga selliseid suuri taristuprojekte ei saa vaadelda ainult kulu-tulu seisukohast, kui et mis see investeering on, tuleb vaadata ka need laiemaid mõjusid ja see laiem mõju on ikkagi oluline selle projekti puhul, see tähendab seda, et tasuvusuuringu teostajad kalkuleerisid ka kaudsed mõju, kalkuleerisid sinna juurde ka tööjõu liikumine, ärivõimalused, üldiselt sellise kaksiklinna tekkimine ja nii edasi ja kalkuleeritud oli see kaudne mõju kusagil 7 miljardit eurot. Nii et see näitab seda, et see on tegelikult mõistlik projekt ja mõistlik ära teha. Tunneli ehitamiseks on planeeritud 15 aastat, see tähendab seda, et kui 2025 alustatakse sellega, siis hinnanguliselt 2040 oleksid rongid tunnelis sõitmas ja inimestel võimalik siis liikuda Tallinnast Helsingisse tagasi väga kiirelt. Selle tasuvusuuringu teostamisel me seadsime sellised piirmäärad või piirnumbrid, millest me ei tahtnud väga järgi anda ja me võtsime eesmärgiks, et reis Ülemiste terminalist Helsingi pearaudteejaama peaks kestma mitte rohkem kui 30 minutit. Selle uuringu raames me kaasasime, ütleksin, et maailma parimad tunneli eksperdid, kes andsid meile nõu, et kuidas seda teha just meie oludes, missugused on need pinnasetingimused ja nii edasi. Selle uuringu tulemusena pakuti välja, et kõige mõistlikum on tunnelit kaevata siis puurimise metoodikal. See tähendab seda, et hakatakse puurima 6 suunast. Ja mida see tähendab, on see, et hakatakse puurima nii Eesti poole pealt kui ka Soome poole pealt, aga lisaks ehitatakse siia lahe vahele ka veel 2 tehissaart ja tehissaare pealt hakatakse samamoodi 2 poole puurima. See tähendab seda, et kokku 6 suunda, kus puuritakse, et see on efektiivsem, see on kiirem ja nii on ka mõistlikum tegelikult. Et kui vaadata vahemaad rannikust rannikuni, siis see on kusagil 85 kilomeetrit minu teada. Loomulikult me ei saa tunneliga välja tulla rannikul, et see peab olema sügaval sisemaal. Mida see tähendab, on see, et uuringu tegijad pakkusid välja võimaliku trassi ja selle trassi pikkus on 103 kilomeetrit. Eesti poole pealt tuleb siis tunnel välja Viimsi poolsaarelt, veidik kaardi peal vaadates siis veidik allpool kui Peterburi tee. Soome poole pealt tuleb tunneli avanemine on siis enne Vantaa lennujaama. Ja kui peatustest rääkida, siis nagu ma ütlesin, et Eesti poole pealt on lõpppeatus on Ülemiste ja siis kaubajaam ja sõidukite pealelaadimine toimub siis Soodevahe piirkonnas planeeritult. Helsingi poole peal on siis nii, et rongide esimene peatus on pearaudteejaamas, mis on -70 meetri sügavuses ja järgmine peatus seal on Pasila, mis on siis meie mõistes analoogne kui Ülemiste keskus ja on -35 meetrit peatus sügavuses ja siis ongi enne Vantaat toimub see tunneli väljatulek ja Soome poole pealt samamoodi Vantaa piirkonnas on siis sõidukite peale mahalaadimise ala pluss siis ka kaubaterminal. Tänaseks on siis olemas Tallinn-Helsingi tunneli tasuvusuuring. Kindlasti see on huvitav ja aktuaalne teema ka edaspidi ning tuleme selle teema juurde edaspidistes saadetes kindlasti tagasi. Ja Tallinnas on algamas teetööde hooaeg. Hetkel on põhirõhk Tallinnas Gonsiori tänaval
mis tähendab seda, et kesklinna läbimine võtab tavapärasest tunduvalt kauem aega. Soovitame ümbersõitudeks kasutada Lubja-Tartu maanteed või Narva maanteed. Täname kõiki vaatajaid, kes on kirjutanud meie Facebooki konto lehele. Hea liikleja, kui sinul on huvitav teema, mille käsitlemine võiks suurendada liiklusohutust, siis ole hea ja kirjuta meie Facebooki kontole. Täname kõiki vaatajaid ja soovime teile ohutut liiklemist.